Tallinna lasteaedade teema on meedias viimase kuu-pooleteise jooksul leidnud erakordselt suurt vastukaja. Ikka püütakse jätta kõlama väidet, et linn ei hooli lasteaedadest ning et selle probleemi ainus lahendus on Tallinna Televisiooni sulgemine. Probleemi hoiavad üleval inimesed, kes ise pealinna lasteaedadega kokku puutunud ei ole. Kuivõrd on neil ettekujutus lasteaedade tegelikust olukorrast, sellele on üpris raske otsest vastust saada. Üks asi on see, et lasteaiad eriti ei soovi sellest niimoodi avalikult rääkida, aga näiteks ma võin tuua oma lapsepõlvekodu lähistelt lasteaiad, millel on näiteks piirdeaed juba 30 aastat, üks ja seesama. Ja siin näiteks Solnoki peatuse lähedal on lasteaed, mille mänguplats on ja piirdeaed on täpselt samamoodi halvas olukorras. Ikka jagu. Tallinna lasteaedadest võitlev Katrin Väljataga toob Tallinna lasteaedade kehvast seisukorrast rääkides ainsa konkreetse näitena esile selle, et Mustamäel Solnoki peatuse juures asuva Männi lasteaia piirdeaed on vana ja väsinud. Seda ta tõesti on, kuid samas on territooriumil sees asuv mänguväljak ümbritsetud väga kaasaegse ilusa aiaga ja tundub, et ka majas sees ei ole põhjust kurta kaasaegsete laste õpetamis- ja hoiutingimuste üle. Tegelikult teeb linn kogu aeg tööd selle nimel, et järk-järgult kõik lasteaiad korda saaksid. Kui me koolid tegime korda, ütleme niisuguse 5–7 aastase perspektiiviga ja mõned koolid on veel jäänud ja kui me võtame lasteaedadel samasugused investeeringute mahud ja koostöös avalikkuse ja erasektori koostöös, mis ma arvan, et järgmise 5 maksimaalselt 10 aasta jooksul oleks võimalik ka lasteaedadel samasugune ring peale teha. Samal seisukohal on ka Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes haridusasutusi kureerib. Kindlasti saavad ka lasteaiad raha, saavad nad ka remondiraha, kui tekib niisugune hädavajadus. Ehk siis see on igapäevane töö, see ei ole nagu üks lahendus terveks eluks. Siiski teatavat raha lastele liikumise eestvedajad, et lasteaedades on suuri probleeme ning Tallinna TV eelarve raha 1,9 miljonit eurot on kohe vaja suunata lasteaedadele. Nii et kui ta 1,9 miljonit jagab ära kõikide lasteaedade vahel, siis saaks iga lasteaed umbes 14 500 eurot, millest täiesti piisab selleks, et näiteks remontida ära WC-d. Ma teen teile ettepaneku, läheme koos lasteaedadesse ja vaatame üle WC-d, kui see on probleem. Tegelikult kiskusite nüüd praegu minu jutu konteksti välja, sellepärast, et see WC-d oli üks näide. Ja, aga ma alustaksin ka sellisel juhul nendest samadest Solnoki lasteaia väravatest ja piiretest. Vabandust, mina räägin praegu. Lasteaedade hoolekogude esindaja sõnul selle 14 500 krooniga saaks näiteks renoveerida WC-d, näiteks teostada rühmaruumide remondi. Ühe rühma saaks kindlasti korralikult ära remontida ja muid asju veel, et see ei ole tegelikult nii väike raha. Kes pealinna lasteaedadest tõesti ringi käinud võib tõdeda, et WC-d on kõikjal korras. Kui see nii ei oleks, oleks Tervisekaitseamet juba ammu nõudnud lasteaia sulgemist või remondi teostamist. Suured investeeringud, mida lähiaastatel planeeritakse, nõuavad aga oluliselt suuremaid vahendeid kui Tallinna TV 1,9 miljonit eurot ja selle nimel linnas ning haridusametis ka töötatakse.